Sa vaatad, Kruusimäe kuulutab YouTube'i kanalit. Paljud inimesed on küsinud, et kus kohas küll selline huvitav jutusaade tehakse. Eks ikka Riigikogus, aga mille juures? See on Madis Millingu kabineti juures. Madis oli õppinud näitejuhiks ja sellepärast oli alati hea ja kindel tunne, et vähemalt Madise vaim on see, mis mind hoiab. Täna ma loodan, et mind hoiab Madise vaim edasi ja ka edaspidi, nii ma loodan, et siia kabinetti ei tule mingi selline mees, kes ütleb, sina Kruusimäe, aitab küll nüüd sellest tõest rääkimise. Sa vaatad, Kruusimäe kuulutab YouTube'i kanalit. Selle nädala sündmused saab kokku võtta mitte ühe sõnaga, aga paneme talle märksõnaks nõutus. Inimesed pöörduvad minu poole ja küsivad, mul ei ole aga mitte mingit nõu anda. Isegi seda nõu, et kuidas lugeda neid juriidilisi tekste ja mis siia vahele kuskil on kirjutatud. Sellest ei ole mitte keegi aru saanud. Võib-olla tippsündmuseks oli siis inimeste meeleavaldus, kus nad ei ole rahul sellega, millest me eelmisel nädal rääkisime, et valitsus peaks juhtima, mitte valitsema. Ikkagi loomulikult sellest, et millal ükskord need koroonapiirangud lõppevad. Ja mis me nägime? 2 valitsuserakonda panid pead kokku, nad juba hakkasid leidma mingeid põhimõtteid ja hakkasid ka siis neid seadma. Nad olid otsustanud, et nad hakkavad otsima ka lahendusi ja üks lahendus, mis välja pakuti, on siis selline ja järgmine. Et meil läheb kõik hästi, mis tähendab, et me enam ei käsitle seda COVID-19 tõendid, see nõue kaob siis ära. Juhul kui ei ole 25 inimest, keda oleks vaja hospitaliseerida ja kelle diagnoosiks on pandud siis COVID-19. Keerulisemaks läheb aga asi siis, kui hakatakse rääkima, kas nüüd seda PCR-testi on vaja teha või seda PCR-testi ei ole vaja teha. Me teame, et kiirtest on hea tõhus, aga võib valetada ja kui kiirtest valetab, siis on hea ja tõhus on PCR-test. Aga me teame ka seda, et PCR-test võib valetada. Loogika on see, et kõigepealt kõrsninna, kui on 2 triipu, siis oled kodus. Teine variant, kõrsninna on 1 triip, aga olevil on äärmiselt kehv. Ja sa tunned, et see võib olla nüüd siis mul see omnivoor või omnivaar, siis PCR-test, aga ka PCR-test valetab. Mis see lahenduseks pakuti seda, et nüüd enam ei nõuta lihtsalt PCR-testi sellisena, et tõestada, et inimene on haige ja ta on haigestunud. Mis saab aga nendest klassikalistest sinistest lehtedest, kas see hakkab üle Eesti kehtima esimesest päevast, haigestumise päevast või ainult Tallinna linnas, kuidas seda avaldust teha. Aga siit me jõuame ühe teise olulise jätkuküsimuse juurde, ehk siis, kui valitsuse sõnumid on väga segased ja keerulised, siis tänased ERR-i uudis ütleb, et üllatus, 63% inimestest ei ole rahul sellega, et Reformierakond juhib meid praegusel hetkel. See on muidugi valikute küsimus, nendest valikutest me rääkisime teile. Tuleb välja, et 55% Eesti elanikest ei ole rahul sellega, et valitsus meid valitseb. Ütlen veel kord, meie suur häda ongi selles, et meie valitsus meid valitseb, aga valitsejad peaksid meid juhtima. Nad peaksid juhtima meid välja, siis 5 kõige õnnetuma riigi seast, võib-olla siis 5 rikkama riigi seaks, võib-olla edumeelsema, agiilsema, mida iganes kuhugil poole juhiksid meid kuskile. Täna tundub küsimus olevat sellest, et Susani geroi, kuda nas visios. Ja ei taha siit edasi minna kohe vilepuhumisel, sest vilepuhumine läheb aktuaalseks alles järgmisest nädalast. 10. kuupäev on see kuupäev, kus saab teha muudatusettepanekuid, mis pidi see vile peab sul suus olema ja kas teda siis puhuda või imeda. Rahul ei ole inimesed praegusel hetkel meie valitsusega ja oodatakse juhti või juhte, kes juhiksid meid sellest segadusest ära. Ja siit me näeme 3. sellise suurema murekoha juurde
Ja nüüd, hea inimene, kes sa vaatad, väike naljalugu teile, et Riigikogu liige kohtab Riigikogus ministrit ja küsib, et hea minister, räägi, et mis värk selle seadusega nüüd on? Minister vastab, et tahad, ma seletan. Ei, seda ei ole vaja, sellega ma saan ise hakkama, aga et mis värk selle seadusega on? Võt, nüüd on meil siis see kaugküte. Nüüd, kuidas seda kompenseeritakse? Meil on muidugi elektrihinnad, meil on gaasihinnad, siis on see, et on kaugküte. Siis kaugkütet ikkagi on valitsus leidnud, et on mõistlikum ikkagi tootjale kompenseerida, aga arved tulevad inimesele. Kuidas see sealt tagasi arvestatakse ja siis kas selle pealt läheb ka veel mingi teenustasu või siis käibemaks, et üldine loogika ütleb, et meie sellised energiahiiud ikka sellest lõppsummale käibemaks, siis ta tuleb hupsti tagasi, nad arvutavad selle ära ja muidugi saadud asja eest siis, et nad üldse head teevad ja tagasiarvestuse teevad, lisavad nad veel kord mingi käibemaksu. Praegusel hetkel ma puusalt tulistasin, aga niimoodi kaugele ei jõua. Ehk siis head inimesed, kui te olete enda need arved kätte saanud ja kui teil on ka mingi selgus, kuidas ja mil moel kompenseeritakse kaugkütet, siis kirjutage või kommenteerige kommentaaridesse, et mil moel see on, sest et mina praegusel hetkel ei saa mitte midagi aru. Võib-olla te olete olnud nutikamad, te oskate rohkem aru saada nendest pisikestest nüanssidest. Aga kõik need pisikesed nüanssid ongi need, mis moodustavad tegelikult ühe suure terviku. Ja see nädal on jälle arutluse all, et kas põhikooli lõpueksam on vajalik või ei ole vajalik või piisab sellest, kui me arvestame neile niinimetatud keskmise hinde. Tundub, et päris tõsine debatt. Meie, kes me oleme võib-olla eakamad inimesed, me oleme käinud kõikvõimalikud eksamitel, et eksam on teadmiste kontroll, kui teadmisi ei ole vaja kontrollida, siis neid ka ei fikseerita, aga tühjust ehk siis seda, et kui tühjus on, siis sa ei pea tühjust ju mõõtma. Üks hästi huvitav moment oli täna, kus ma tahtsin saada teada ühte seadust, mille nimi oli mäletamist järgi põhikooli ja gümnaasiumi riigieksamite korraldamise ja läbiviimise seadus. Ja seal oli üks selline oluline punkt, et kuidas arvestatakse, kas eksam on sooritatud. Seal oli mustvalgelt kirjas, et eksam on sooritatud siis, kui õpilane saab 1 punkti. Selle koha pealt tekibki küsimus, milleks veel siis see eksam, kui ta juba selle 1 punktiga on eksami sooritanud. Me oleme lasknud endale lati alla. Me oleme veel allapoolast. Nüüd me oleme ta täitsa alla lasknud. Ehk siis me peaksimegi mitte lati nimetama sedaks, vaid lati peaksime nimetama lävendipakuks. Ma arvan, et lävendipaku lõpetavad või ületavad kõik lapsed, kes on läbinud lasteaia ja seal alushariduse saanud siis harjutusi iseseisvaks eluks. Kui selline nõue ja nii lõdvad tingimused jäävad ka mujale, kas või ka meie kõrgharidusse, siis tekib küsimus, et milleks siis üldse seda rahastada. Ma loodan, et haridusasutuste, haridustemplite juhid ikkagi häälekalt ütlevad vastu, et kui me vahepealt laseme kõik isevooluteed minna, siis me pärast enam ei suudagi ülikoolis nendest häid kodanikke vormida. Seega märksõnad olid. Rahvas ei ole rahul valitsusega, kes meid ainult valitseb. Toetusprotsendid on läinud juba sinnapoole, et oleks aeg vahtkonna vahetuseks. Kuidas siis nüüd kompenseeritakse seda kaugkütet ja seda elektrit ja siis seda gaasi, et kui teie teate, öelge mulle ka, paistan targem teiste töökaaslaste seas. Kolmandaks, kõrsninna 2 triipu, siis PCR-test ja see, et kui hästi läheb. Ja kui 25 inimest ei saa sinna haiglasse olema, siis 21. veebruarist peaks meil olema veidikene vabam. Võib-olla minu soovitus oleks see, kõik, kes köhivad, pannagi kirja on köha ja kõigil, kelle nina on vesine, panna diagnoosiks nohu ja ärme räägi COVIDist, sest vasti tuleb kevad,
vabariigi aastapäev. Me tahaksime juba välja, nagu ütleb, minnid, mannid, jukud, tõnnid hüppavad kõik rõõmuoos möödas, kurvad talvetunnid. Kena kevade on käes. Sa vaatad, Kruusimäe kuulutab. Kohtume nädala pärast.